üllatusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige läänelikum saade siin selle mulle kamaral, sellepärast et lisaks sellele, et me räägime Lääne konverentsist, me oleme ikka ise ikkagi tublid Lääne-Euroopa liitlased ja siin kirde servas ja tahame tõesti võtta ette nüüd 15 Lääne tiimi. Me teame, et eelmises saates me ei võtnud kõiki idatiimi ette. Aeg surus peale. Aga Chicago Bullsi fännid vaadake endale otse, kas on mõtet toetada tiimi, kelle iga-aastane eesmärk on saada 9. koht idas, et võib-olla päästada nagu play-in'i kaudu play-offi. Või siis kellelegi meeldib Washington. Et saatke paar kurja kirja Arturas Karnišovasele, et kuulge, et nagu aitab kah sellest jamast ja äkki siis Josh Kidd. Aga Matas Puselisele me hoiame ikka pöialt. Matas Puselis hoiame pöialt. Ma arvan, et ta on see ainuke lootuskiiri ja ma ütlen, et ma tean, et Ardo naeris eelmises saates välja, aga ma päriselt usun, et Josh Kiddil on all-star võimalus see aasta, kui ta paneb mingi kulla numbreid. See selleks. Kindlasti meil on ka mõni Netsi fänn. Teile soovin edu, et te näete üle pikka aja, kuidas üks kolledži meeskond üritab saada hakkama täismeeste vastu, sest nad võtsid draftist 5 rukkit, kes kõik peavad sama mängu aega. Ja näete, kus Michael Porter Jr. lihtsalt kütab nii palju, kui torust tuleb. Ja, Wizards on umbes sama lugu. Charlotte Hornetsil on tsipa põnevat, aga kõik läheb Charlotte Hornetsiga alati lõpuks pekki. Me teame, et läheb pekki. Aga Charlotte Hornets võib olla kõige huvitavam vaadata kehva meeskond. Ma võin seda anda. See on mingi kino kogu aeg. Ja Miami Heat, sorry, nad ei jookse, nad ei pane pealt, nad ei pane igav vaadata. Ma ei tea, mina ei tea mitte ühtegi inimest, kes ärkab üles kell 4 öösel, et ma tahan näha, kuidas Andrew Wiggins mängib korvpalli. Sorry, ma ei tea isegi Kanadas ühtegi sukest. Ja Tyler Hero tervisest. See on out. Kõik on pekkis. Aga sellepärast ongi hea minna läände, kus on 12,5 või 13,5 päris tublit tiimi, siis on üks igavesti neetud tiim ja siis on üks tiim, kes ütleme nii, et on ainult Otto Oliver Olgol meelele keelele, et kõik teised mõtlevad, et millal see tiim ometi uuesti tagasi jalule saab. Aga alustame ikkagi tugevatest, sest nemad on kõige põnevamad, pakuvad kõneainet ja siis lähme vaatama, kas me üldse jõuame selle Otto tiimi juurde. Võtame ette siis võimalikult... Kuidas me siis lahterdame praegu neid? Algus võtame tiitlinõudlejad. Algus on head, siis on pahad. Et kui sa esimese 15 minutit ära kuulad, siis on kõik hästi juba. Kas see oleks mõistlik tiitlikaitsest aga tänapäeva tähelepanu vajadusega, kus inimesed panevad tähele järjest vähem asju, siis võib-olla see ongi hea, et me anname selle magususe korraks kätte ja need, kes tahavad saada ka suppi ja pärast ka väikeste õhtuudet, siis nemad saavad ka selle. Nii, läheb. Mina väidan, et Lääne konverentsis on tänavu 4 tiitlinõudlejat. Jaa, aga me ei saa üle ega ümber nagu eelmistel aastatel, me ei saa üle ega ümber sellest, et tiitlinõudleja number 1 on tiitlikaitsja, täpselt nii. See on Lääne konverentsis ja see ei ole nõrgemaks muutunud. Ta ei ole nõrgemaks muutunud vähemalt nagu hooaja terviku mõttes. Ehk siis tõepoolest Oklahoma City Thunder nüüd üritab olla nagu ma ütlesin, üle 7 aasta siis esimene tiim, kellel äkki õnnestub siis lõpuks ometi ka tiitlik kaitsta. Meie kõik enamik tiitlikaitset langevad reeglina siin teises raundis viimasel ajal, mõni üksik pääses ka võib-olla konverentsi finaali, aga enamik langeb ikkagi juba enne seda. Aga eelmine aasta me siiralt mõtlesime, et Boston paneb otsa. Ja sellepärast ongi, mina olen ka nagu hullult ettevaatlik, et pagan võtaks, et ma saan aru, et on tahe, sest me ei oska ette näha mingite vigastusega kõike muid ja ma loodan, et ühtegi vigastust ei tule, aga NBA on ette arvamata ja ma tuletan meelde, et see Denver Nuggets 6,5 mehega ei olnud kaugel. Jaa, aga samas jälle ma nii palju nagu ütlen, et see, mis sa ütlesid Celticsi kohta, eks ole, siis sel hetkel, kui ta vigastada sai, selleks hetkeks oli nad tegelikult selle mängu kaotanud. Just, ja siis seeria on 3-1 vist. Aga hooaja alguses me ju ei näinud liiga palju varianti, et nad ei võida. Oligi, me arvasin, see satub 70 hooaega. Tagantjärgi on kõik targad, aga mina ütlen selle... Okei, me panime ka panuse, nii et Tagantjärgi on kõik targad ja ma ütlen selle peale, et ma ütlen ausalt, mina olin üks neist tüüpidest, võib-olla teil on sama tunne OKC puhul, kellel ei tundunud see mingil põhjusel, kuigi nad võitsid kõik seeriad üsna kindlalt, siis mulle mingil põhjusel ei tundunud see 2024 Celtics nagu mingi
Vau, mis võite, kusjuures sama asi oli mul 2023 Nuggetsiga, aga ei olnud Warriorsi Bucksiga mingil põhjusel. Ja, aga ta jooksis, endiselt jooksis nagu, et seal ei olnud nagu mingisugust suurt issue, nad võitsid ja nad, olgem ausad, nad kogu aeg käisid kuradi finaalis, eks ole. Neil oli lihtsalt, mis lõpuks issued summeerusid, ma lihtsalt toon näite, et Porzingist ei olnud üldse. Ja sellele liida need kõik muud asjad juurde. Et, ja oligi kõik. J-Ru võttis väikse sammu tagasi. Et seal oli asju, jah, aga see põhiline... Lähme nüüd läände. Lähme läände. Tiitli nõude number 1 on tiitlikaitsja, ehk siis OKC. Ja räägime siis natuke siis neist, et Shea läbib oma teist MVP tiitlit ja Finals MVP tiitlit ja tiitlit pärast ühte läbi aegade edukamat hooaega ühe mänge arvestuses siis ja Shea alustas MVP vormil kohe 35 punkti ja igasugu muid statistilisi näitajaid ka 2 lisaajaga lõppenud võidumängus. Ja me nägime seal dokis, et tema jaoks 30 punkti on halb mäng. Jah, ta ütles seal välja, et see on alla keskmise, et see on halb. Ja siis naine kõrval ütles, see 30 punkti ju. See on halb mäng, alla keskmise. Ma arvan, et Shea on nüüd natuke teistmoodi inimeste radaril, kui ta enne ta oli siukse nunnu noorte tiimi nagu liider, veits nagu on nagu tüütuse mingi vabakate värk, aga elame üle, onju. Aga nüüd, kui asi läks väga põhimõtteliseks Jokic'i fännidega, ma ütleks pigem Jokic'i fännid kui Nuggetsi fännid. Ja lisaks see kaitse, kaitses on nii agressiivsed, ma tean ka, et osasid fänne ärritab, et neil lastakse justkui olla nii agressiivsed, et teistel ei lasta. Ma arvan, et see aasta on natuke teistmoodi nagu sihik ja tähelepanu Shea peale, aga ma vaatan seda dokki, mul on tunne, et Shea on valmis selleks. Ja ma loen siis ette, mis nad tegid üldse suvel. Nad ei teinud midagi. Pikendasid Shea 4 aastat, Holmgren 5 aastat, AJ Mitchell, saame kiita noormees, eks ju, sai 3 aastat, siis tulid need Williamsid, mõlemad Williamsid, Jalen Williams 5 aastat ja Jaylin Williams 3 aastat. Ja siis tuleb additions, ehk siis et lisandused not available, mitte mingid lisandused. On küll, tegelikult. Nimelt siis saate see tiimi 15 mees, kes ei saanud peaaegu üldse mänguaega, saati hea meelega sinna OKC farm meeskonda Washington Wizardsisse ja toodi siis draftist tasemele noor center Thomas Sorber, kes nagu traditsiooniks nagu OKC's juba on, tuleb rookie, kohe jalaluu murd või mingi muu murd ja tüüp on aasta väljas. Ja samamoodi nagu läks Holmgreniga, läks Topiciga, nüüd on selle sama Sorberiga sama asi. Ja Topicis oli ajaloo esimene mängi, kes sai sõrmuse 0 mänguga. Just, või 0 mänguminutiga üldse NBA hooaja jooksul. Aga see Sorberi kaotus oli kusjuures tegelikult päris valus OKC'le, sellepärast, et mida siis... OKC investeeris üle $800 miljoni nendesse lepingutesse sel suvel. Natukene. Järgmisest suvest alates on see tiim maru kallis nende kolme mänge pluss rollimängijatega. Ja mida loodeti on see, et kellel on väga suur leping, Hartenstein saab 30 miljonit ja loodeti see Sorber äkki näitab nagu näitab potentsiaali, kasvab peale, saab asendada selle Hartensteini Sorberiga ära. Enam seda varianti pole. Nüüd on lootus, et äkki see Jaylin Williams on suuteline nagu Hartensteini nagu rolli üle võtma hooaja jooksul, et näitab, et ta suudab nagu tervet hooaega teha. Aga nähes seda eelhooaega, nähes suveligat, siis tegelikult ei ole Jaylin Williams, ta on küll pannud natuke lihast juurde, et ta näeb parem välja kui enne, aga see tegelik, ma arvan, OKC nagu see mini-story selle tiimi sees on nüüd see, kas tekib tiimile päriselt mingisugune 6 mees selle AJ Mitchelli näol või siis Nikola Topici näol, sest Topicist loodetakse tegelikult uut kidit, kes nagu annaks pingi pealt mingisugust söötmist, lauda, oleks niisugune nagu parandaks mingisugused nagu auke. Ja mis siin salata, oodatakse ka seda, kas Jalen Williams, kes pani murtud rannega finaalis 40 punkti 5. mängus ja tegi üldse väga häid mänge, kas temast kasvab nagu päris superstar nüüd lõpuks, et need on need 2 asja, Holmgreni pool on ka kindlasti palju ootusi laes. Pigem ta tõestas juba eelmine aasta, et ta on superstar. Kes Jalen Williams? Ma olen sinuga nõus, aga ma arvan, et Ardo vaata ütles, et nagu Williams pole veel päris nagu seal. Ja me ei näegi nüüd ju alguses. Me ei näe teda võib-olla mõned nädalad, jah. Aga nüüd ma arvan, et Holmgren on nüüd selle asemel see story, et kas nüüd Holmgrenist kasvab hoopis, ma näen, et
ma näen, et Holmgren on teinud trenni Durantiga. See, kuidas nagu Holmgren on hakanud viskama, kuidas ta liigub, see on väga Durantilik, et midagi on nad seal koos teinud. Ma tean, et suvel ma vaatasin Instagrami, et Holmgren treenib koos Durantiga päris palju. Pole halb poiss, kellega koos teha. Mõlemad on sellised kiitsakad mehed ka, et sobivad hästi kokku. Aga mis ma tahan öelda, et tegelikult päris valusad otsused tulevad nüüd järgmisel suvel. Ja ma arvan, et see aasta määrab üsnagi palju, näiteks kas Lou Dort jääb või hoopis Casey Wallace võtab tema koha üle. Kas Hartenstein jääb või Jalen Williams näitab piisab palju, et äkki öeldakse, et Hartenstein, me armastame sind, aga raha, sorry. No nad teevad seda, et need spetsialistid, kindlad rolli spetsialistid, nad üritavad välja vahetada. Seda superstaari ei saa välja vahetada, eks ju. Kolmikut, tegelikult ju praegu NBA's pole väga neid kolmikuid, pigem on duod jäänud ja OKC on üks vähesed tiimid, kellel on kolmik. Ja mitte ainult kolmik, vaid nagu on äär, on tagamängija, on pikk, et nagu paljudele puuduvad siuksed kolmikud. Et nüüd ongi nüüd küsimus see, et see Dort, Hartenstein, sa ei suuda seda pikalt koos hoida. See on liiga kallis. Muidugi Presti ütles, et nad ei ole luksusmaksu maksnud juba mitu aastat järjest. Nad maksid väga palju luksusmaksu Carmelo Anthony, Paul George'i ja Russell Westbrook ajal ja omanik ütles HL, et tema nõus maksma väga palju. Et lootust on, et isegi kui läheb hooaeg võssa, siis Hartenstein ikkagi jäetakse alles, aga ma tean, et tegelikkuses nad kraadivad see aasta seda Williamsit ja teisi mehi ka, et keda saab asendada odavama mehe vastu või odavama noore vastu ja keda saab nagu tuua asemele, sest me nägime juba hooaja avamängus, kes said mänguaega two-way lepinguga mehed Brooks Barnheiser ja Chris Youngblood, et Need on head nimed, aga et Ardo ei teeks Enekat oma jutu peale, lähme edasi, võtame järgmise tiimi peale. Ma küsin siis teist küsimuse, provokatiivse küsimuse, kas eelmine hooaeg 68 võitu, kas tuleb sama palju, vähem või rohkem? Vähem. Põhjendusega, 62. et lääs on veel tihkem nagu. Aga ida on kehvem. Ja põhjus, miks neil on kindlasti vähem võita see aeg, sest et neil on küll pikk pink, neil on vahetust, need ütleme, ei tohiks mõjutada. No praegu on pink isegi õhuke tegelikult. Aga praegu täpselt, Wallace, kui Caruso peaks katki minema, 1-2 lüli veel, ega siis neil, siis ongi see, et Usman Dieng tuleb platsile. Ta saab kindlasti mängida. No see ongi see Mark Deiniolt, kes sai siis aasta parima treenerauhinna ka. Tema siis on kombeks mängida 10-11 mehega pidevalt põhihooajal, aga mina ütlen, et ma olen siis julge. Ma arvan, et teevad üle. Ja miks ma seda pakun on see, et Holmgren andis mulle nagu lootust, et ta on nõus, nagu ta on suuteline võtma üle Williamsi nagu vastutust ründes. Ja kui eelmisel hooajal Chet jättis vahele mingi 50 mängu, Hartenstein 30 mängu või 35 mängu, Caruso ka mingi 25 mängu. Ma ütlen, et osad need vahele jäetud mängud, need olid tiimile head. Olid või? Jah. Okei. Play-offis. Need said ennast käima mängida. Jah, seda küll. No vaatame, ma arvan, et teil on suurem šanss õnnestuda kui mul. Ma ütleks 65 pluss 65. 65. No lihtsalt ootsid on teie kasuks. Aga võtame edasi nüüd kolm tiimi, kes hakkavad siis jälitama eelkõige. Ja mina paneksin oma voliliselt, võite nagu mitte nõustuda, aga mina paneksin siia Denver Nuggetsi, ma paneksin siia viimasel 2 aastal lääne finaalis olnud Minnesota Timberwolvesi ikkagi ja ma paneksin siia mitte Houston Rocketsi. Ära nüüd väärata. Ma paneksin siia Los Angeles Clippersi. No tema tahab Golden State jälle vist. Jaa, aga ma saan aru, et mingisugune konsensus siin toas siiski valitseb, et lõpetame selle Clippersi jutu. Okei, lõpetame ära siis. Nii, aga kas jätame 2 tiimi või võtame kedagi juurde? Kõige sa panid Minnesota ja Denveri. Nii, ja mina siiski täna, kui me salvestame, on olnud 22 oktoober. Et Rocketsit on põhjust sinna panna. Ilma Fred on liitida terveks hooajaks. Kui Fred tagasi ei tule, ma ei näe, nad peavad vahetusi tegema. Ja see mäng oli nende poolt ikkagi väga kvaliteetne ja korralik. See mäng oli korralik, aga isegi see Shepard, kellele ma arvasin, et see vend on varsti Euroliigas, see on ta ei trahti 3. valik mees, nagu mis asja. Aga kuule, kas sa tõesti usud, et 37-aastane Kevin Durant püsib nüüd siin? Ta ei pea püsima. Ei pea püsima või? Tal on seda ansamblit seal piisavalt palju. Ma ei ole nõus sinuga. Ma arvan, et selle tiimil tekivad varem või hiljem
päris tõsised raskused spacinguga, sest mida rohkem nad mängivad, seda paremaks muutub vastaste scouting report ja kõik teavad, et kuule, et seal on 2,5 meest, kes viskavad korvi kaugelt peale. Ei no selles mõttes oli näha ka täna, nad võtsid 2 ja vahepeal 3 Kevin Durant, ta viskas ikka need sisse. Durant viskab aga Durant on see, et kaua ta püsib. Küün ka viskas. No jah. Midagi, selles mõttes, et ma küll nüüd Rockets, kuule, come on, nad olid eelmine aasta teised. Neil on Kevin Durant versus Van Vliet praegu. Praegu tunduski scoutingu pealt seda, et 2-3 võeti Duranti ja selle pealt sai see on küll loppida rohkem, noh. Ja see on küll oleks niikuinii visanud. Jah, see on väga pidurdamatu. Okei, paneme Rocketsi sinna punti. Võtame siis Rocketsi ette, kui meil Rockets juba praegu käsil on. No, seal on terve hunnik ääri, tagamängid on 2. Pikad, tsentreid on 3. Tsentreid on 4 või isegi... 3 nagu kvaliteetset tsentrit. Ja Adams, Capela ja Sengun. Ja ma väidan, et Sengun on tänavu MVP küsija. Võib vabalt see on julge pakkumine, Ardo. Meil on panus selle peale. Eelmises saates oli see Wild. Sinu pärast ma panin selle panuse. See on väga hea panus, ma arvan. Noh, saame näha. Aga seal on hunnik... Gert Kullamäele meeldib ka see panus. Seal on hunnik ääri, seal on 3 kvaliteetset tsentri, seal on 2 tagamängijat, Reed Shepard ja Aaron Holiday. Ja siis tagaliin, kus ei ole mitte kedagi. Ja see tiim paneb kõrgele tänapäeva NBA-s. Jah, põhjooajal sõidavad. Ma arvan, et me rääkisime eelmine aasta lõpus seda, me hakkame seda sama jaurama edasi, et 3 ei ole, neil tegelikult tuli juurde, Kevin Durant on Kevin Durant, nuta või naera, pani jälle 25, ta paneb ja paneb, et sa midagi saad, sitt on see, et kuradi Thompsonid ei viska ja me ei saa ära unustada seda, et OKC kaitse on ikkagi eliitkaitse ja kui Houston tegi sellise avalahingu, siis kahtlemata nad on seal teravikus, aga kas nad just... Kas teil õppib midagi nagu ühe mängu pealt nagu mingi ennustamisest? Aga mille pealt sa paned Ernestle pealt siis? Küsimus Houstoni puhul on küsimus selles, kui nad suudavad hooaja käigus oma ääred tagamängijate vastu ära vahetada ja võib-olla niimoodi, et annavad 2-3 sealt Easton... No neid tegelikult polnud vaja Dorian Finney-Smithi, neid polnud vaja. Jaa, aga nad saavad seal, ütleme, et kui nad selle ära vahetavad ja panevad sealt mingi hea paki kokku ja saavad endale näiteks, jätame nimega X, aga tasemel 2 aasta tagune Jaru Holiday, siis nad võivad täitsa lõpuni sõita. Ei seal midagi, ma arvan, et nad on sundseisus tegemaks mingi liigutuse enne All-Star breaki. No jaa. Tagaliinis nad peavad midagi sinna saama, selleks, et tõsta seda ohtlikkust perimeetri nagu. Yeah. Ja ma arvan, et see võib neid aidata ja ma pakun, nad on kindlasti küsijad põhihooajal nagu ja aga olgem ausad, see eelmine aasta, see õnnetu kaotus seal, they're good, selles mõttes, et seal me ei saa vaielda, et nad ei ole nagu tiitli küsija, on küll, Ma teen julge ennustuse Rocketsiga, ma väidan, et Rockets saab 49 või 50 võitu ja on lääne 6-7. Nad olid teine just. Ma tean, et olid teine, aga see vahe järgmistega oli nagu 1 mäng või 2 mängu enam vähem. Ja nad olid seda Jalen Greeniga. Aga selle pani tööle kõik Fred, eks ju. Aga Fred ei mängid eelmine aasta ka täispikka hooaega. Nüüd ma ütlen ühte asja, ma ütlen küll, et see tiim, mis oli enne, selle jaoks oli Fred olulisem kui see, mis praegu on. Sest et siin KD toob playmakingut see kannatab rohkem seda asja, sest enne, kui oli see Jalen Green seal, siis seal Fred ainult selle asja pani käima. Ja kaitse on neil väga hea. Ja. No ei, Thompsonid jutud. Aga Houstoni kokkuvõte on see, et neil on piisavalt nuppe, et teha hooaja käigus endale vajalikud muide, KD-st rääkides, sa rääkisid, et Holmgren teeb trenni. Teine mees, kellel on natuke lähemal seda teha, on Jabari Smith. Kes tegi väga hea, ma arvan, et temast saab päris oluline liimi mänge selle. Ma ütlen 50+. Ja ma ütlen 52, 53, mida iganes. Ma ei imesta, kui nad jälle seal esikolmikus on. Ja esikolmikus ja küsib
rahulikult see põhihooajal Fredi puudumine ei löö nii palju välja kui play-offis. No ma vaatan, et ma mõtlesin, et ma pakun mingi teise julgenustuse ka esimese 10 mängu pealt, aga mis ma vaatan, et nad lähevad Detroiti, Brooklyni, Torontosse, Bostonisse, see teeb päris magus mängude nagu laviin neile. Memphis ka, kes on vigane. Et nad alguses kindlasti, ma arvan, ajavad kõigi pead pöördesse, Washington tuleb Portland, issand, kui nõrk hooaja algus. Aga vaatame jaanuaris seda Rocketsi asja uuesti üle. Nii, aga lähme nüüd siis Denverisse, mäe otsa. No Denveris me tegelikult ju hooaja lõpus ka ütlesime, kui 4. hooaja lõpus, et Denver oli tiim tol hetkel, kes on ennast enim polsterdanud, nad ei ole kedagi nagu siin sügisel juurde toonud, pigem on nagu neid noori arendanud. Pigem oli see mingi kuradi Valanciunase tsirkus. No väike tsirkus, jah, mis õnneks suht kiiresti see läbi. No tehti asjad selgeks, et meil on sind vaja, Jah, aga nüüd ongi nüüd küsimus see, et toodi küll hunnik veterane, Bruce Brownid ja Tim Hardaway Juniorid ja Valanciunasid, aga mina arvan, et nagu ma loodan, et see peateener nagu ei kasuta neid veterane nii palju ja kasutab seda põhjooga pigem selleks, et näha, et kas ja mis on peidus siis noortes Stroteris, Pickettis, kes on lihtsalt mingi varumängujuht, siis on see Taron Holmes, kes eelmise hooajas vahele mingisuguse põlleristad sideme rebendi tõttu. Et ma tahaks loota, et noored saavad võimalusi põhjooajale. Peyton Watson. Kui me võtame nüüd käsi südamel, pead ka sina tunnistama, et see üks mäng seal OKC's, eks ole, mille nad siis kaotasid lõpuks. Ja see oli sellepärast, et Gordonil oli üks jalg. Gordon oli ühe jalaga ainult seal, on. See oli siiski nende nagu top 3 mängija on sellest. Mulle vaata üldse meeldi see, et nemad kaotasid selle tõttu, mitte see, et nemad võitsid, sellepärast nad olid parem. Nad olidki paremad, sest et vastastel oli üks mees ühe jalaga, kes on ülioluline lüli. See on mulje, et muidu nad poleks võitnud. Ei olekski. Aga sa ei tea seda, las see praegu jääb. Aga seda mulje, et nad poleks. Aga samas on nagu see, et me räägime nagu tiimist, kes oli ilma nende täiendusteta, ütleme sel hetkel, kui Kennedy ei oleks teist mängu vilistanud, võib-olla Game 7 ei olekski. Seal on nagu see, et oli nagu nad olid väga head, olgem ausad, nad olid play-offis ikka kuradi head, eks ole, olenemata sellest, et see tiim ei näinud väga hea välja, olgem ausad. Nii, aga me räägime ka Oklahomast, kellel oli nagu esimest, teist korda elus mingi normaalne play-off run ja teist korda. Ei, ma ei mõelnud seda üldse, nagu, et ma nüüd ei hakanud enam võrdlema, et kas nad oleks meistriks olnud, vaid seda, ma ütlen, nad nägid head välja, nagu see nende võitlus, Taadra. Ja Brown sai vist lepingu pikenduse ka või? Ja, aga Denveril ikkagi tükke sisse, nad said paar mängu, need ei olnud üldse kohal. See oli ka üle-eelmine aasta, viskas nagu ebanormaalse tüki selle Minnesotaga ju. Aga teine asi, nad lappisid minu arust, nad tegid päris, sa ütlesid küll vetid ja need ja teised, aga nad lappisid auke. Nad nägid need augud ära, nüüd meil on ju ka uus management, eks ole, põhimõtteliselt ja meil on ju treener ja nii edasi. No treener on juba tegelikult tuttav enamikele meestele. Aga see asi tundub nüüd selline, et meil on nüüd need tükid olemas, see kõik on praegu tehtud selleks, et kas kurat now or never, nagu, sest et Jokic on nüüd juba 30 nagu, eks ole vist, on ju? Ei, ta oli, jah, nüüd on 30, aga ütleme tänapäeva mõistes, tal on ikka akent veel jagub, ütleks. Aga mitte nüüd enam nii lõputult. Tema nagu ma arvan, et kui Ardo tahab selle vestluse tegelikult viia nüüd see, et nüüd kõik pilgud on tegelikult suunatud vist Jamal Murray suunas või? Tead, mina olen alla andnud. Alla andnud? Jaa, selles mõttes, et kui ma vaatan, kuidas nad mängisid, eks ole, seal play-offis, kas või selle OKC-ga, siis mulle tunne, et tädi sitt, et sealt nagu ülesse see kõver enam ei lähe. Ja sellepärast toodi ka neid tükke sinna siis, et nad on sellest tõenäoliselt aru saanud. Et tal on siis selline traumajärgne parim, mis me nägime, on saavutatud. Nad on aru saanud, et nende number 2 mängi on Aaron Gordon ikkagi ja Christian Brown kasvab 3. ja Murray jääb 4. paraku. Väga heaks 4. Väga heaks 4, selles mõttes, et Ivan nagu selles, et ta ei lähe paremaks. Gordon ei lähe ka paremaks, Gordon on ka katki. Gordon ei mängi ka seda, Gordon ei ole ka see Gordon, mis ta oli Orlandos. Jaa, seal on ka see, aga ta oli väga hea ikkagi selles OKC seeru. Ta oli Clippersi ka väga hea. Ivan nagu selles, et need tükid on ka sellised nüüd,
seda kogemust tuli, eks ole, ja need tükid on sellised, mis lasevad nendel meestel natukene nagu hoogu maha põhihooajal. Sama Jokicile toodi puhkust, eks ole, ja tagaliini toodi puhkust. Jokicile saab umbes 5 minti juurde või mis see puhkus? Nagu rohkem võib-olla isegi, et nad võivad ka kohe mängust, eks ole. Ja nüüd vist see pluss-miinus vist juba, ma ei tea, kas juba suudetakse väita. No loodame, et see nii suur neid vahe enam pole jah, et DeAndre Jordan, kes on 36, on natukene teine asi kui Valanciunas. No põhihäda oli see, läheb Jokic välja, siis kärises kohe rõvedalt, no. Kuigi see läks ju paremaks juba eelmine hooaeg ka tegelikult. No ei läinud, kui see variandid on Jordan ja Zeke Naji, siis ei lähe paremaks. Aga nüüd on tõesti juba paremad mehed asemel. Aga ma pakun, et nad see kõik, see ei olnud selle Jamal Murray teemas, me lihtsalt oleme, no ma arvan nüüd praegu parima versiooni temast ära näinud. Tal võib ikka 35 mäng tulla, aga tal ei tule... Nagu tükki viskab sisse lihtsalt, aga ta istub seal madalas 20 või alla selle, ma pakun. Ja teine asi, ta tõenäoliselt on ka, tal on mingisugune nagu pea sees tükk selle jalaga, eks ole, ja ta hoiab ennast tagasi või mis iganes, ta saab ka nüüd puhkust natukene, sest et Brown on nüüd nagu tagasi, eks ole. No me oleme ju neid tagasitulekud näinud, Klay Thompson samamoodi. Klay Thompson ju seda, Klay'd ju enam tagasi tuld, vaata, kes ta oli, ta tuli tagasi, tegi tiitli veel, eks ju, aga Klay enam see Klay ei, noh, ei ole. Kui Jamal Murray tuleb tagasi 70% selle tiitli aeks, noh, tegelikult on juba, ta on parem juba isegi kui noh, okei, ta ei saa... Ta ei ole 54 punkti Jamal Murray. Aga mul on tunne, et nad viskasid nagu täringud keset lauda ja raha järgi, et this is it nagu, et Jokicit on meil 3 aastaks veel, et let's do this. Ja järgmine, kellele võis visata, on siis see Brown, vaata. Ja ma tahaks anda ka tunnustust Denver Nuggetsi pressiosakonnale. Ma ei oleks elu sees aimanud, et te teete nii palju tööd kulisside taga ja hoiate kõik need Michael Porter Jr. intervjuud kuskil seifis ja lukku taga kinni, sest nagu kui see mees läks Brooklynisse, ma sain aru, et ossa pagan, kui professionaalid seal Denveris on, et nagu ma ei teadnud... Nad tootsid bulleti nagu. Ma teadsin, et MPG on natuke luhu, aga et ta nagu niimoodi on, siis ma nagu... Kuidas ta aastaid isegi tundus nii normaalne? Ei tundunud. Ei, ta ikka hoidis seda tagasi. Seal on, kogu aeg räägiti, et seljaviga ja seljaviga. Ega need skaudid ja kes värbavad, ega need mingid rumalad inimesed ei ole. Ilmselgelt ta tehti, et ta ei saanud top 10 valikut, sest et ta tuli vigastuse pealt. Ta ei saanud top 10 sellepärast, et tal siin pööning ei ole korras. Selles ma pakun ka nende vahetustega nüüd tuli kaitset omajaga juurde. Cam Johnson viskab sama palju kolmeseid kui see Porter ja annab paremat kaitset ja on terve ja ta on kogu aeg veilab. Terve ta küll ei ole. No okei, ta ei ole terve, aga kui rohkem kaitki kui Porter peast ei saa olla. No Hardaway Junior, Cam Johnson, Bruce Brown. Hardaway Junior saab nagu väga väikse rolli seal pingilt. Aga Hardaway, kas ta oli Detroitis või? Seal tegi ju väga korraliku. Ta on nagu nii up and down. On. Aga see ongi tema mäng. Tema mäng sõltub ainult viskest. Ta peab andma play-offis ühe mängu või üks mäng, kus ta nagu annab midagi. Ja, aga ma ütlen, temasse on küll usk nagu, või sellesse tema olulisus. Ei, ta ongi see streaky shooter. Nii, aga kas Nuggets võtab põhijooajal nüüd OKC-lt krooni ära jälle äkki? See võib olla võimalik, kuna meil on... Ma arvan, et see koduväljak keelis päris oluline mõlema tiimi jaoks. Jah, ja see OKC vigastus seal alguses ka, sest nad ei... Ma arvan, et kohtumine Jokeri ja Nuggetsiga on raskem kui Rocketsiga neil. Ja see on nüüd raskem versioon Nuggetsist. Aga ma pakun põhijooajale on... Põhijooaja number 1 küsija läänes on Nuggets. Kui me vaatame silma olukorrale, mis on paberi peal, siis see on Nuggets. Ja Nuggetsil olukord on tänu sellele oluliselt parem, kuna see Fredi ei ole seal Rocketsis. Muidu oleks Rockets küsinud. Selle lääne, ütlen, lääne... Aga see saab väga tihke olema. Lääne võiduks võib see aasta vabalt piisata 55 võidust. Jaa, ma kardan, et seal neid omavalisi kohtumisi on palju sellel, ütleme, nelikul. Ja see võib joosta, no täna öösel 2 kuradi lisaaega, eks oleks võinud veerada üksta puha kuu, eks ole, paari viskega. Ja see, ma ei taha jälle sinna kohtunikku teema minna, 1-2 vilet siia-sinna ja neid lisaaegasid poleks olnud. Kas ma saaks ka, selles mõttes me lubame, me teeme eraldi saate,
kus me räägime ära kõige suuremad jamad, mis on kohtunikud korraldanud NBA ajaloo. Siis saab Erki ennast tühjaks pursata ja te pea ülejäänud hooaja meie saadeid vaadates kuulama seda jura kohtunike teemat. Et me lubame teile selle ära, kuniks seda saadet ei ole tulnud, paraku see pläriseb siin minu paremal käel. Mul tuli just idee, et tuleks teha eraldi chat, kus inimesed räägivad ainult kohtunikest. Liit sulle enam tassi ei saada, kui sa siuksed laused ütled. Seda küll. Nii, aga võtame ette nüüd selle pikaaegse Denver Nuggetsi Achilleuse kõõluse, kes on Denverit omajagu kiusanud viimasel paaril aastal ja neid play-offist ka välja. Sa mõtled seda omaniku? Ei, no omanik on Denveril okei. Nii noh. Aga Minnesota Timberwolvesi, kes läheb ka uuesti noolima lääne konverentsi piletit vähemalt ja ma arvan, et tahavad lõpuks ka sellest küürust ka üle saada, nii nagu Cleveland, kes ta üritab teises raundis edasi saada, sest Minnesota saab saada lõpuks ka NBA finaali. Ja mikä nad suuri asju ei teinud, eks ole, me rääkisime juba eelmise hooaja lõpus, et Alexander Walker või Naz Reid pidi minema, valiti Alexander Walker, mis oli igat õige samm, sest Naz Reid on palju raskem asendada kui Alexander Walkerit. Aga nüüd tema asemel mis mängib rotatsiooniminutit siis Terrence Shannon Jr., kes näitas ennast natuke play-offis, juba et ta on valmis nagu noore mehena võtma üle siis Alexander Walkerit kohustusi. Ja see aasta on siis ka lõpuks lootus, et kui eelmisel hooajal polnud rookie Rob Dillingham valmis, siis äkki nüüd teisel aastal on valmis võtma Mike Conleylt ikkagi üle mingisuguse minutid ja vastutust, sellepärast et Mike Conley oma 39 eluaastaga on praegu veel endiselt selle tiimi põhimängu juht, kuigi see Chris Finch on juba rääkinud, et nad tõenäoliselt kavatseb flirtida siis see aasta viisikuga, kus on siis põhimängujuht Donta DiVincenzo, kes alustab koos Edwardsi, McDanielsi, Randalli ja Gobertiga. Nii, mis on ootused meeskonnale nüüd, kui tegelikult suuri muutusi ei tehtud, see tuumik on põhimõtteliselt sama. Edwards nüüd, viimane raport oli, et ta küll alustab hooaega mingi selja mingisuguste krampidega, aga ma arvan, et see ei kiimuta teda väga ja ma arvan, et neil on šanss tegelikult üle selle küüru saada. Neil on šanss olemas. Lihtsalt seda on raske näha tugevnenud Denveri kõrval ja Oakissi kõrval. Nad on kahel aastal seda suutnud väga korraliku play-off run'ile. Mulle tundub see natuke nagu Mehhiko stand-off, et Nuggetsil on raske Woolsiga, Woolsil on raske OKC-ga ja OKC-l on raske Denveriga, et nagu kui OKC läheb Woolsiga, OKC on OKC-l on raske Warriorsiga ka. No me ei tea veel, nad ei ole seda veel play-offist näinud kokku. Kui Nuggets läheb kokku Minnesotaga, siis neil on nagu, kurat, jälle need kutid on ju. Ja okei, ma küsin selle küsimuse, et kui me näeme, et OKC-l on nüüd tiitli kogemus on ju. Nad on ilmselgelt enesekindlamad. Nad on enesekindlad, nad on paremad nüüd see aasta. Siis Denver Nuggets on kindlasti parem see aasta, kui me vaatame, mismoodi nad on mehitanud ennast. Rockets, ma arvan, et on parem kui eelmine aasta. Saame näha, on ju. Isegi ilma Fredita. Nii, aga nüüd see küsimus, kas Minnesota Timberwolves on parem kui eelmine aasta? Sest nad ei teinud mitte sittagi. Mina ütlen, et põhiviisik on sama, aga kui kogu aeg on Minnesotal on nagu pingi peal siukest nagu head materjali, mida nad ei kasuta, siis praegu Minnesota pink on suhteliselt nõrk, ma ütlen. Sa lähed rappa, ma arvan, et just see aasta me näeme, kui tegelikult on Minnesotal 3 päris asist noort mees, kes on rotatsiooni kõlblikud mehed. Need, keda me nägime ju play-offides ka. Et Shannon näitas, avaldas mulle tegelikult muljet play-offis, siis Dillingham on siuke X-faktor, ma tema kohta nagu liiga hästi, ta on nii kiitsakas ja nii väike. Aga see kolmas mees, kes on pagana hea kaitsja, Jalen Clark, ma ei tea, mis ta nimi on, aga seda meest ma hakkan jälgima, sest see andis mulle natuke torti vibe, et ossa poiss, kuidas see mees püsib meestel ees. Et ma ütlen, et sa alahendad võib-olla natuke nende noori. Ja teine asi, neil on siiski 6 man of the year nagu Naz on olemas see on ja pikaks no see oli nende kõige jõhkram signing ka, 5 aastat Nazile. Aga olgem ausad, selle meeskonna igasugune lootus saada üle küüru algab ja lõppeb ikkagi sellega, et kas Anthony Edwardsil on peidus üks hüpe veel mängijana või ei ole. Mis tüüp see Johnny Juzang on? Ei, see tuli Utah'st. Küsimus on nagu ma räägin et sest ta tuleb Johnny Juzangi. Ütleme ausalt, küsimus on siis selles, et kas Edwards hakkab panema 35 mängus? Võib panna.
ma arvan, et on suuteline sellega. Jaa, aga et küsimus on, kas ta hakkab panema efektiivselt siis sel juhul. No aga ta on efektiivselt 2 hooaega mänginud ja ta ei pea 30, ütleme 30, jaa. 35 on natuke Harden, ta ei ole Harden ta ei ole level. päris nii. Aga 30 on suuteline, nüüd on küsimus see... Jaa, aga kui ta ei ole Harden level, siis noh, aga tal on kaitse ka, ta ei lähe üle küüru. Miks ta ei lähe, ta on 2 korda vedanud kui sa vaatad seda ümberringi seda asja, mis seal on, siis tema peab panema 35. Aga miks ta ei pane? Aga tegelikult, aga ma sest lääne finaalis, Kedarts ei olnud seal kõige nagu muljetavaldam lõpuks sel aastal, aga kes oli veelgi nõrgem Edartsest ja minu arust, kellest sõltub isegi veel rohkem selle tiimi edu on ikkagi Julius Randle. Sest tema peab olema see number 2, kes peab kandma ka siis, kui Edarts... Minu arust hakkas nagu kandma nagu lõpuks. Selles mõttes, et seal olenes match-upidest. Match-upidest sõltub liiga... Ma arvan, et Minnesotaga ongi see mure, et kui ma usun, et OKC ja Nuggets on võrdlemisi match-up kindlad, et ei ole vahet, mis match-up tuleb, nad saavad hakkama, siis Minnesotaga mul see, et ikkagi veits sõltub match-upist. Ja Randall on 30. Et temal on ka now or never ja siin ma ütles seda, et see treeneri vahetus, et ei ole treeneri vahetus. Ei ole sama. Adelman või Minnesota on Finch, okei, ma olen selles praegu. Et Randli tulek, et äkki Randl veel saab hakata veel paremini mängima selles süsteemis, sest et mul on nagu kuidagi meeles, et kui ta kohe tuli, see ei jooksnud neil väga hästi, vaata. Küsimus on siis selles, et mis tööd on teinud, siis ta sulle vastas, et ta on oma mängu kallal tööd teinud, aga... Zach Lavile ta vastas, et ta on töötanud post-upi kallal. Jah, aga küsimus minu arust oli ka selles, et... Keda ta postima hakkab seal? Rob Dillinghami. Et seal on nagu see... Mõnda uut laste ema äkki. Sealt tuleb teine post-up. Kõik, kes on nagu jõudnud tõotatud maale, nii-öelda, on... saanud aru, et sa pead tegema ka oma elus mingid stepid. Lihtsalt kõik, mis jääb ka nagu nii-öelda palli põrgatamise taha, ehk see, mida sa sööd, see, kuidas sa treenid ja kuidas su mindset tatara, et see kõik peab olema nagu täiesti reas selleks, et sina saaks üle küüru, eks ole. Mitte, et sa saaks kellegi käest üle küüru, vaid sa saaks mindud üle selle küüru, eks ole, tõotatud maale, kus sõrmusid jagatakse. Siis ma ei ole kindel, et see mees seda sel suvel tegi. Kui ta tegi midagi, siis tegi veel ühe ma lihtsalt ei ole kindel, et see tiim... Ma tegelikult päriselt, ma endalegi imelik seda öelda, aga ma tegelikult usaldan Edwardsit, aga ma ei usalda seda tiimi. Just. Edwards liidrina on, mina ütlen, kui sa oled suutnud tugevas läänes 2 korda... Lääne finaali saada. Ja mitte nüüd mingi... Ta usaldab Edwardsit, väitsa pekkis. Ma usaldan... ma usaldan ka, et Edwards laseb alati sisse, aga et kas nad nüüd päris sõrmusse saavad? Mul on see, et nagu ma arvan, et Edwards teeb oma ära, aga ma lihtsalt ei usu, et Gobert ja Randall ja McDaniels iga mäng teevad oma ära. Mul on nendega probleem, et ma kardan, et seal nagu hakkab see lonkama ja Vincenzo on ka väga ebastabiilne. Aga lähme edasi ka California meeskonda juurde. Võtame California 3 olulisemat meeskonda ette. Lakers, Clippers... No seal on, aga seda 4 ärme võtta. Lakers, Clippers ja siis Warriors ja Erki, ma lasen vaata, kui sul ka rääkida, et mida sa ootad Warriorsit siis sel hooajal? Sõrmust. Miks? Mingit muud vastust. Aga miks? Sest et... Stefan 37, ma loodan, et sa tead seda. Stefiks, Jimmy on 36, Draymond 35. Neil on esimest... Horford on 39. See on vist aegade vanim alguisi. Alford on sama... Horford, mitte Halford. Okay, ja Buddy on 32. 5 aasta järjest peame kuulma Halfordist juttu. Ei ole Halford. Tüüp on sama aasta draftist, kus Kevin Durant 2008 aasta draft, et miks mitte. Horford on isegi vanem, 2000 võib-olla isegi veel... Ta tegi ülikoolis päris pikalt. 2007. Aga jah, on Duranti aasta. Aga minu arust on ju see, et kui see peaks olema vahepeal... Eks ma tean, et Podziemski praegu alustab 2 peal, kui see peaks olema Buddy Hield, kes on 32 veel, peaks alustama paar mängu, siis see on see läbi aegade vanim algviisik peab see olema. Buddy Hield oli päris head.
Padi oli hea ja isegi Podzemski oli väga hea. No näed. Uskumatu. Kuule, siin on hooajapauk. Poolakas sai kiita. Prillidega vaatasid mängu esimest korda. Point on lihtsalt see, et tal ei tohi lasta visata, aga ta võib läbimurdeid teha, tal on head söödud, ta on kaitses tubli. See oli hooajapauk. Ja kuule, Treimond ütles ka, et tema usub, et see vend suudab nagu tõrvikut kanda. Aga Erki, no tegelikult selle tiimi ju, neil oli kuni oktoobri alguses oli meeskonnas 8 meest, on ju. Santa Cruz Warriors siis tuleb juurde. Siis nad lõpuks said kokkuleppe. Jõuludeks. Nad lõpuks said kokkuleppe Jonathan Kumingaga ja siis hakati, nii, kas sina loodad, et... Kuminga vahetatakse Markani vastu ära ja Boilan. Seda üritati vist eelmine aeg ka. Ühesõnaga, kas sa loodad, et see on nüüd see Kuminga aasta? Ei, Kuminga aastat ma ei loota, ma loodan Warriorsi aastat ja see on nende viimane ralli. Sa kuulsid just kogu Erki teooria, kuidas nemad sõrmused saavad, on Lauri Markkanen. Okei, see ei pea olla Markkanen, aga ilmselgelt nad teevad, nad vahetavad, nad kindlasti vahetavad Kuminga ära. Oota, mis lepingu ta sai? Ta sai lepingu. Kas seal mingit keeldu peal ei ole? Ei ole. Selles mõttes seal on mingi restriction, mingi aja restriction. Ja nad saavadki... Aga kas sa oled alla andnud Kumingaga? Ei, ma ei ole alla andnud, aga lihtsalt tema selle palga, ütleme see, mis ta selle et nagu kõik rahaliselt klapiks. 24 miljonit. Sama numbri eest sa saad palju vajalikuma mängija. Ja kes see lolli tiim on? Laurini on pikk maa veel. Okei, Lauri oli näide, see ei pea olema Lauri, see võib olla ka... Nii, aga mina ei usu, see peab olema lihtsalt pikk ja viskav, pikk ja... Keda otsib 28 meeskond NBA-s. Noh, jah. Okei, igatahes ma arvan, et on kindlasti üks kõige intrigeerivad vanade kodusid sel aastal NBA-s koos teise tiimiga, kelleks on Los Angeles Clippers, kus siis nüüd on... No seal on ikka nooremad poisid, noh. No on. Ei tea, kuule see on Batum. Et noh, Chris Paul tuleb seal 40-aastane Chris Paul tuleb asendama 35-aastast James Hardenit ja see on, noh, igast muid 30, Brook Lopez on 37 või 38, ma ei tea, kui vana ta on. Need ei ole algviisiklased. No need ei ole algviisiklased. Aga nad vahetavad algviisiklased. No, Kawhi Leonardile 50-aastase põlved, noh. Ma lihtsalt vaatan seda, et NBA.com suudab kirjutada artikli, et Kuminga saab lepingu pikenduse ja mitte ühtegi summa viidet ei ole. Sest raha ei huvita kedagi. Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et tal anti ilmselt liiga palju seda. Oli 2 ja 40 midagi sukest. Aga igatahes Clippersi puhul, no ma ütlen, et tegelikult neil on suht do or die hooaeg. Sest... That's the same story. Iga jumala aasta. Kas me do or die juba 2 hooaega tagasi rääkime? Kuule, minu meelest kõik 5 aastat on Clippers. Kas ta arvad, et see Kawhi saaga kuidagi mõjutab tiimi? Mina arvan, et väga ei mõjuta. Saaga mitte. Peab mõjutama, sest et mõtle, kui nüüd liiga hakkab kaevama ja me lähme ajas tagasi. Ega hooaega ei mõjuta. Kuidas sa su hooaega mõjutab? Ütleme nii, et nemad tiitli heitlusesse ei sekku sel aastal. Same as Harry James. Noh, ja selleks ei pea olema, Ma ei... Mitte sel põhjusel nagu. Ja, mitte see. Seal on nagu põhjuseid teisi lihtsalt, et need 50 pluss põlved nagu ei kesta seda hooaega. Kuigi nüüd on üle vist mingi, ma ei tea, mitme aasta, Kawhil oli normaalne suvi, et ta isegi oli täitsa terve see suvi. Kas piilipõlved kestavad? See tähendab seda, et ta alustab hooaega ja teisest poolest teda pole. No see tõsi, jah. Kuule, aga mida nad siis John Collinsist loodavad? Ma arvan, et John Collins lihtsalt väga hea small ball 5. Ja, aga neil oli 4 puudu ka. Neil oli 4 puudu tegelikult eelmine hooaeg. Ja Brook Lopez. Mina olen Clippers suhtes optimistlik. Ma arvan, neil on 11 kvaliteetset mängumist. Ma lugesin seal kokku algviisik, noh see 5 mees on praegu kahtlane, kes ma saan aru, et on Harden, Beal on algviisikus, ma saan aru, Kawhi ja siis 4. mees on kas Jones või Collins ja 5. mees on Zubac. Ja siis tuleb pingib veel Lopez, noh kas siis Jones või Collins, Dunn, Batum, ma unustan kellegi ära. Paul. CP3 ja Bogdanovic. Bogdanovic on katki. No, ja Batum. Äkki 15 minuti rollis on temast kasu. No, ja ta on katki praegu ju. No ta praegu on, aga ta saab detsembriks terve. Millal Batum ütles, ta tahab ära lõpetada? Pariisi olümpiaks. Ja, aga nüüd tegi 2 aastat lepingu. Aga ma arvan, et see 11 mees, kes neil on... Ta Los Angeles ja Pariisi olümpiaks. Mul on usku Clippers, sest nad nagu teevad normaalse põhijooja. Ma ei usu play-offist neist, aga ma arvan, nad on äkki lääne 3. äkki põhijooajal.
ei ole. Aga see, mis Clippers tegi play-offis selle OKC-ga, see oli päris põnev või tegelikult kellegele Nuggetsiga jah, et see seeria oli päris... piistas ühest Aaron Gordoni ime lõpusekundi pealtpanekust, et see läks nagu seeria lõpuks ikkagi Nuggetsile. Sest muidu oleks 3-1 olnud ja oleks olnud läbi. Pidu läbi, jah. Aga no Harden ja Kawhi annavad sellele tiimile tugeva baastasandi. Mina arvan, et see aasta, mis mind natuke eelmine aasta nagu tegi ärevaks Clipperi suhtes oli see, et ei polnud Hardenile head asendust. Nüüd on see, et kui Harden natuke tahab puhkust, siis on, kurat, see Chris Paul veel annab, mõned mängud veel annab. Powell on. Powell läks Miamisse. Powell tehti rahaks, jah. Ja ma mõtlesin, see Powell on siis see, keda läheb Rockets jahtima tõenäoliselt. Võib-olla, jah. Ja no Bradley Beal on niisugune tore 50 mängu vist tänab ja siis on katki. Ma see fantasy ei võtta ta igades. 2 aastat sain tappa temaga. Aga selles mõttes, nimede poolest, kui oleks aasta 2021, oleks see päris kõva tiim. Ja ma endiselt küsin, et kes seal kaitset mängima hakkab? Dunn, Jones, Kawhi, Zubac. Ei, nad on kõik on pingil. No Jones võib olla algviisikus ka. Lennart tal ei ole... Ta ei liigu enam. Ta mängib jah kaitset ikka. Ta paneb ääred lukku ikkagi, kui ta tahab. 7% Kawhi kaitseb ka. Kuule, aga ma olen nõus, et Chris Dunn peab tegelikult päris nagu normaalse minuti mängima, kui nad tahavad head kaitset saada. Et muidu neil seal tagaliinis on ju kõik vanurid. Seal on väga halvasti, ma arvan, et tagaliini kaitse just nagu. Et see ja, aga sel aastal jälle lubatakse rohkem handshacki, nii et... Seda muidugi Chris Paul muidugi suutab iga meest rajalt maha, aga jah, mingisuguste nõmedate trikkidega. Võtame Lakers, et nad on kõige põnevam võib-olla LA meeskond paljude eestlaste jaoks ja paljude ka meie kuulajate jaoks. Ja mis, me teame seda, et LeBron siis mingi närvikahjustuse tõttu ei ta on issias, Ei, tema närvikahjustus on see, et ta ei ole enam ta ei ole nagu see number 1 vend seal tiimis. See on puusas olev see närv nagu. Tema ego ehk siis tema närvi. Jaa, okei, see on... Miks sa siuke heiter ole? Ma ei ole heiter. Ma valisin ta teises ringis. Jaa, aga see on nagu... Kuidas seal... See oli siin samas ruumis, kui räägite sellest kindrali firmist ja siis öeldi seal kuldne lause on nagu, mida ma ütleks nüüd sinu kohta, et kui sa näed välja nagu sitt, haised nagu sitt, sa oled sitt, nagu sa oled heiter. No. Ei ole Lebroni heiter lihtsalt. No nii, aga räägime Lakersist. Seal on niimoodi, et midagi, Lebron ei ole saanud normaalselt trenni ka teha tänu sellele ja ta ütleb, et esimest korda üldse kogu ajaloos ei ole ta tegelikult hooajaks valmis. Füüsilise, aga mitte millegi poole pealt. Ehk siis seal mingi häda nagu on olnud, et ju siis seda Hennessit on läinud seal ikka nii, et paha hakkab. Aga ma ütlen ausalt, mul on nagu üliväike usk sellesse kuradi DeAndre Aytonisse ka nende eelmängude puhul. Nagu. See täitsa pekkis, kui lahja ta ikka on. Mul on see, et ma mõtlesin, kuidas ma saan aru, et NBA hooaeg on tagasi, et oli kommentaator ütles, Ayton, gets the ball, post up, fade, klank. Nagu, tegelikult Ayton ei ole nagu üldse halb viska keskpositsioon, aga lihtsalt ongi, ta on nagu nii pehmo. Nagu. Et ma kardan, seal on vaja nagu, et Lebron mängiks, et see mees mängima hakkaks, sellepärast, et Lebron läheb mingi hetk närvida peale nagu. Ja siis ta nagu... Siis ta muutub veel pehmomaks. Ei, siis ta ütleb talle, mis ta tegema peab nagu. Sest et praegu... Luka peaks ka ütlema seda. Luka vist ei rammi oma mehi nagu nii palju. Et seda probleemi ei ole kunagi olnud, vaata, et ta võtaks kellegi... oli oma rahvuskoondisest tõesti, oli mingisugune teema seal, aga ma ei tea, et NBA-s oleks olnud seda, kus ta võtab mingid vendasid ette. Ma kardan, et Lakersil tuleb palju mänge, eriti kui Lebroni ei ole, et kus nagu... mitte selle esimese mängu nagu kopeeri, aga lihtsalt ma olen nii palju näinud erinevates tiimides, Luka viskab 43 punkti, mida iganes ja kaotavad. Aga Austin Reeves mängib väga normaalselt Robini rolli, ma arvan, Luka kõrval. Lihtsalt probleem on see, kui ma vaatan seda tiimi rotatsiooni praegu, siis ma näen seal ühte vist kaitset Jake Laravia, kes tuleb pingilt enam-vähem. Vanderbilt äkki. Vanderbilt tuleb ka pingilt, jah. See, mis temast järel on, jah. Mina arvan, et Markus Smart peaks... Reeves on parem kaitse kui Smart hetkel. Mina arvan, et Markus Smart peaks minema Euroligasse. Aga see selleks. Lihtsalt probleem on Lakersiga jah see, et nagu kaitset, ma ei tea, kuidas sa selle tiimiga normaalse kaitse nagu välja võlud, et Jason
Jason Kidd tegi imesid Luka rosteritega, ma ei ole kindel, kas JJ Redick, kes pani 5 meest mängima 48 minutit, suudab seda teha. Noh, me salvestame siis seda päeval, kui me oleme ühe Lakersi mängu ära näinud alles, Luka mängis täna öösel kaitset. Luka oli kaitses okei. Ta pidi mängima. Ta mängis kaitset nagu, selles mõttes, et kui sa tahtsid halustada praegu, halustada Luka kaitsemängu, siis see oli küll valesse auku. Ei, mitte Luka, vaid pigem nagu see tiim tervikuna. Miks sa ütlesid, et Kiid pani mängima, sest siis ta ei mänginud kaitset, praegu mängis kaitset nagu. No Kiid pani ka mängima. Mitte kaitset Lukat, sest ta ei liikunud jalast, aga ta täna püsis kaasas, näiteks Steph Currylt võttis viskid ära, ta püsis Steph Curry jalgadega kaasas, mis oli, ma vaatasin, mis toimub, kuidas sa nüüd niimoodi liigud? See on üks asi, millega Luka on nagu tööd teinud, just nagu füüsise pool, ta võib kaaluda isegi sama palju, aga ta nagu lihasta nagu rohkem praegu. Jalgades, Aga seal all ei ole kohe mitte kedagi, see kuradi Eiton pühitakse nagu luuaga minema. See on sul Vanderbilt, kes ei viska ja Jackson Hayes, kes üritas saada Sloveenia kodakondsust, sest ta vanemad ütlesid, et on vaja. Üks Euroopa Liit ja Prantsuse ja Sloveenia vahet ei ole. Ei, ma ütlen ausalt, ma oma peas olen hädas mõistmaks, kuidas see meeskond peaks mängima kaugemal või lähemal kui play-in'is. Jaa, aga meie uue avasaates sa ütlesid, et nad võidavad ja on finaalis. See oli crazy, nad tahtsid crazy't seda saada. See on see, et LeBron teeb veel ühe selle All-Star hooajana. Ei, All-Stari saab kindlasti. Me peame nägema see on näelte pealt, mitte mängu pealt. Üldse mingisugust pilti saada, me peame nägema seda meeskonda LeBroniga. Oota, aga ma saan aru, Lakersiga oleme kõik veidike nagu leigemad kui Clippers ja Warriorsiga. Mis te arvate, kas Clippers või Warriors lõpetab põhjuvõja eespool? Millest siis? Kumb on eespool, kas Clippers on eespool Warriorsist või Warriors on eespool Clippersist? Ja Lakersist. Clippers on Warriorsile nii palju kaikaid kodaratesse viimastel aastatel visanud, nii et ma imestaks, kui Clippers on kõrgemal, aga play-offis ma annan eelise kindlasti Warriorsile. Mõistlik, arvestades James Hardeni väga edukad kogemusi play-offides. Nii, aga lähme nüüd siit võib-olla natukene mõistatuslikule tiimide juurde, kuigi Lakers on mõneti seda ka, aga eks me kõik aimame, et Lakers on lihtsalt kehva kaitsega nagu meelelahutuslik meeskond, aga San Antonio Spurs ja Dallas Mavericks on 2 tiimi, kelle otsa vaadatakse, et mis sealt küll tulla võib. Sacramento paneme ka sellesse. Paneme Sacramento ka, olgu. Aga sinna vaadatakse iga aasta. Kas nüüd tuleb midagi? See on teistel põhjustel mõistatuslik, ma räägin sellest. Aga mõistatuslikkude tiimide hulka ta kuulub. Ja tegelikult on see ka Pelicans. See on müsteerium, see ei ole mõistatus. See kuulub vandenõu teooriate hulka juba. Ma loen siis Spursi liigutused ette, nad tegid üks jagu. De'Aaron Fox 4 aastat sai lepingu pikendu. Päris krõbeda lepingu sai, ma ei ole kindel, kas see oli hea valik. No mindi all-inni lihtsalt praegu. Nii, siis Jordan McLaughlin 1 aasta tagasi, Bismack Biyombo 1 aasta tagasi, lihtsalt good enough mehed. Aga võeti juurde, juba siin nimed tulevad, Luke Cornett näiteks. Väga hea eelhooja teinud, ta näitab, et tema ja Vembi suudavad koos mängida. Võt. Ja Cornett juba 3 ka ju. Mõlemad vist. Ei pane, Vembi pane. Kelly Olynyk, tema paneb 3. Katki praegu. Siis Lindy Waters 3, keegi oskab midagi. Katki. Aga viska ja Okis siis pärit. Aga siis, kes sealt minema läks, siis on posu sealt Malakai Branham, Mamu Kelashvili, Chris Paul ja Blake Wesley. No Chris Paul oli see, kes mängis eelmine hooaeg 39 aastaselt 82 mängu, aga kui tema välja, et siis ma arvan, et oligi hea, et ta ära läks, sest kas see Pauli rolli ei olnudki seal Castlit natuke koolitada? Ja neil on tagaliinis ju veel see Harper on noor ja siis veel üks noor. Vassell ei olnud? Ei, no neil ongi Stefan Castle, Dylan Harper ja Vassell on need 3 mees, kes hakkavad nüüd seal tagaliinis toimetama, kuniks Fox saab terveks ja kui Fox saab terveks, küllab siis nagu kas Harper või see Castle võtab pingi rolli, ma arvan praegu pigem Harper, sest Castle on natuke kogenum. Aga minust on see ülimalt põnev tiim ja ma arvan, et seal on endiselt Harrison Barnes on alles, kes annab suure peale ägedad minutit, see Champagne poiss on seal Champagne, kes täitsa korralikult mängis eelmisel aastal. Ja küll Olynyk, kes on väga tark mängumees. Mina arvan, et tegelikult ma saan aru, et Castle ja Harper on põnevad ja natuke on põnev ka see Fox Wembi nagu koostus, kuidas need 2 omavahel toimetavad. Aga ma arvan, me kõik ootame, et nüüd mida nüüd Wembi näitab 3. aastal. Sest mina arvan, et nagu ta käis mingitel
kelle just suve käes, ta käis Hiinas mingit vaimu arendamas, siis ta läks Kevin Garnetti juurde pärast väga rahulikku kogemust, et saada intensiivsust üles, siis ta läks Hakimi juurde trenni ja ka Hakim ütles, et I am the dream and I am making a nightmare. Et see oli päris, ma arvan, et Wemby kohta öelda alien asemel nightmare on päris hea. Mingid säevatusi on olnud, et tal on seda, ta tuleb kerega nüüd päris jõuliselt sisse. Ta tuleb kerega, ta jalga, ta tuleb päris heaks. Ja ta on mingi 2 senti pikem veel. Ja Boban ütles, et see mees on minust nagu mingi 5 senti pikem või 7 senti pikem. Boban ütles, et ta vaatas enne juba talle üle, et see nüüd on veel nagu. Boban on 2.24. 7.4 süsteemi. Wemby võib olla 2.3, ma arvan. No NBA-st pannaksegi 2-3, seepärast see NBA on, aga mis päriselt on, ei tea keegi. Mis sa arvad, see mingi Manut Polli pikkus siis või? No, ta võib küll kasvada. Aga no kõik on nagu see, et... Ei, ta võib... Aga proovime pakkuda, mis on Wemby punktid, lauad, söödud, stiilid, plokid. Proovime pakkuda. Ma arvan, punktidest ta väga palju juurde ei pane. Sest et ta eelmine juba pani 25. Okei, no siis... Tal on ju 3 on ka hea. Tal eelmise hooaja keskmine. Et sinna ta keevitab, ütleme, mingi 30 täis ei saa. 30 täis ei saa. See ei ole Wemby mäng. Aga lauas ta paneb oluliselt juurde. Ja ta kaksik duubel ja 5 plokki juurde alati. Ma pakuks 26, 12 lauda, umbes 4 söötu või 3,8 midagi sukest, ma pakuks mingi 2 vahetlõiget ja 4 plokki mängust. Kas me näeme, et selle quadruple double ära söög? Ma arvan, et kui mingid trombi tuleb, me näeme selle ära vist. Ma arvan, et kui selles me näeme plokkidega triplaid õige mitu, see on fakt. Jah. No ei, võib tulla. Ta latus 7-8 kaupa juba oma... Jaa, aga 10 plokki on väga haruldane. Raske kätte saada. Aga me näeme päris palju, aga me näeme väga palju 5x5 mänge, mis on nagu, ma arvan, et selles kategoorias ta võtab kohe rekordid kõik enda peale. Ja tõenäoliselt, ja need 5x5 ta teeb nii, et ta viskab 25 punkti ja 15 lauda. Söödud on see küsimus, aga kas ta söödud kätte saab? See 10 plokki tal ei ole, nii palju possessioneid on nii palju rohkem kui vanasti oli ja mis tal selle käsi sinna aga lähme statsist välja, tavaliselt on see 3. aasta nagu väga heal noorel on see aasta, kus ta viib oma tiimi nagu mingile maale. Et kas nüüd me näeme seda, et Spurs nagu paneb vähemalt play-off avaraundi ja kui kõik läheb õigesti, siis ka teisi raundi? Teisi ma ei usu, sest et lääs on nii stacked. Aga mõtle, kujuta ette, tuleb Minnesota. Me nägime juba Pariisi olümpial, kuidas Gobert ei saanud selle Wembiga, Wembi mängis Goberti väga kindlalt üle. Et miks mitte, kui see, kes see seal tagaliinas on, Fox ja Vassell, ma arvan, nad suudavad Edwardsi koos üle mängida. Näiteks on ju, või Rockets, ma arvan, et mine ütle seal sen künnile, et kuule, et mine nüüd proovi nüüd selle Wembi tulnukaga minna möllama, ma arvan, et sen künn on eks ma siis annan oma parima, on ju. Et kõigepealt ennem labidaga vastu peale. Lähme Tallase juurde. Igatahes mina arvan, et Spursil on potentsiaalil olla selle hooaja üks nagu äge musthobune, kes nagu annab aukis siil-laadse tormuietuse, me oleme tulemas. Kindlasti. Aga Tallas on vist Ardo on millegipärast sellesse tiimi usku. Sest Niko ütles, et tuleb tiitel. Ma Nikosse mul ei ole usku, aga mul on Tallasesse usku. Sul on Anthony Davisesse usku või? Nüüd ta peab kurat prille ka või? Silmamunad popivad välja. Tegelikult usk algab Anthony Davisest. Usk hakkab sellest, et Kyrie Irving tuleb tagasi. Mul on usk, tähendab see usk peab põhinema, kui Tallasesse tahad uskuda, siis see usk peab põhinema sellel, et nad jõuavad play-offi ja mitte kurat play-inist, sest sealt tulevad väga valusad vastased kohe. Aga sa pead uskuma, et nad suudavad niimoodi, nagu nad on, sinu lemmikmängija toel, jutumärkides lemmikmängija toel seal tagaliinis, siis peavad jõudma play-offi selleks, et olla valmis selleks, et Kyrie on siis tagasi ja siis nagu muutub see mäng teissuguseks. Küll aga on seal kurat see meeskond täis nagu kõiki vendasid, kes kogu aeg tahavad vigased olla, eks ole. Et
küll see tagaliini sõber seal ka tegelikult ei ole ju mingi, aga lihtsalt olgem ausad, neil ei olnud ka sealt turult mitte kedagi teist. Mitte kedagi teist. Said isegi hästi. Kuigi ma ütlen, et see eelmisel hooajal see poiss on muidugi praegu katki, aga see, kes tegi eelmisel hooajal lõpu päris tubli Brandon Williams, see minu arust on täitsa asjalik mees. Ja, aga neil on tornid on, kõik 3 torni on katki kogu aeg tegelikult ju. Kõik tee on katki. On Davis katki. Praegu on Lyle ja Davis ikkagi terved ja Gafford on katki ja Gafford ei ole Gafford ei ole ka nii katki. Ta ei tule kohe tagasi, ta tuleb natukene läheb aega nüüd. Aga viimane uudis, kui me teie salestame 22. oktoober, aga ma mäletan, ma eil lugesin uudist, et Gafford on äkki isegi see nädal juba tagasi. Day to day on Gafford, jah. Nii, aga siis on neil ju Cooper Flag, eks ole. Ja, kes on see põhiline aktsioon tegelikult see aasta. Natuke palju on esimene hooaeg kohe oodata. Aga ta ei ole ka tavaline rukkina. Jaa, aga samas on nagu võib-olla see talle hea, sellepärast, et kui sa vaatad bossi, siis tegelikult tal on ruumi seal. Selles mõttes, et teised vennad saavad nagu tähelepanu ja kõvasti tähelepanu. Ehk siis ta peab kellegiga 1-1 mängib. Nagu selles mõttes, et teda joosta nagu hunnikus rajalt maha. Ta ei saa nagu sellist tähelepanu nagu Luka kunagi sai või Vembi saab või mis iganes, sest et seda ei saa talle anda, sest et ümberringi vennad, kui nad on terved, siis nad on seal väljakul ja on väga raske nagu... No double team'i ta ei saa, jah. Ta ja 1-1 ta mängib üle. Aga mis sa arvad, et ta ei saa, kui... Kelle pealt siis? Selle sama Gaffordi pealt. Thompsoni või Davise pealt, kumba pealt siis mees ära tuleb? Davise pealt, sellepärast, et seal on nagu, miks ma seda ütlen, on see, mina olen nagu talases probleemi seda, et Davis ei viska väga hästi ja kui sul on Davise Laili või Davise Gafford korraga väljakul, siis on juba jumala lihtne anda nagu abistavat abi, ma ei tea, kas siis nagu aga kui Davis ja Clay ei lähe läbi, Ei, kui ta liigub nagu, kui Davis liigutatakse natukene sisse poole, siis sealt on ta ohtlik anyway. Sealt on ta ohtlik, aga Cooper jääb välja näiteks, sest tema on 300 tagant ohtlik ja siis sa lähed Davise pealt abi andma, see ei ole nagu doesn't make any sense. Cooper ei ole nii ohtlik ikkagi. Ta on ohtlik, ta on ikka 3, tal on see käsi olemas, selles mõttes, et sinu arust on ta rollimängija. Ei, mitte rollimängija. Ja neil on ka PJ Washington on ka. PJ Washington tuleb vahetusest nüüd. Aga see on viga. Ta ütles, et ta on leppinud sellega. No mina ütlen ikkagi alati, et Davise parim roll NBA-s on siiski olla 5 peale, ma saan aru, et talle ei meeldi seal olla, et saab haiget ja kõike muud nõmedat, aga ma lihtsalt, mul on nii raske uskuda, et see et nüüd Laili ja Gafford tõesti nagu mängivad selle nagu samasuguse nagu game'iga nagu mängisid siis Howard ja McGee koos Davisega Lakersis, sest nagu mis tegi selle Lakersi võimalikuks oli ikkagi see, et sul on nagu geniaalsed söödumeistrid seal tagaliinis, LeBron ja Rondo on ju, et Flag on väga, väga tubli noor mees, aga ta ei ole geenius nagu Rondo ja LeBron on, et ma muretsen selle eesliini, kuidas see spacing korda saab, et Clay Thompson God bless him, mitu vigastust üle elanud ja praegu on ta suhtes kõige kuumema USA popstaariga ja ta on üldse tubli mees ja lahe mees, aga ta on 35, ta ei lähe paremaks, ta kaitse on kohe tegi paras õnnetus, nii et mina ei näe, kuidas see tiim nagu... Ta ei kaitse suhteliselt vahele, aga sealt ei tule ütleme, kui sa annad nii palju abi Clay pealt ära, et ta ei jää sinna nagu päris vabaks, et selles suhtes Flagi saab double tiimida, saab nii tsentri pealt, saab BF-i pealt, saab ka SG pealt ja ühe peal neil ei ole niikuinii midagi. Russell on. No igatahes see on korralik müsteeriumi tiim ja ma ütlen, et ma ei näe nagu play-off ei oleks nagu üllatus, aga samas nagu... Play-off on üllatus. Oleks või? Muidugi. Mõtle, nad ei tule sealt läbi. Nad parima... Nii, me lugesime ette OKC, Nuggets on 2, Minnesota 3, sul on Clippers ja Warriors on kokku 5, Rockets 6. San Antonio. San Antonio on siuke, me ei tea. Ja siis on Dallas. Siis on Dallas ja siis võib-olla Lakers on ka tegelikult seal pundis, 9 tiimi. Sa paned Dallase kõrgemale kui Spursi või? Ma arvan, et nad on võimelised sinna jõudma, kuigi ma ütlen ausalt, et ma ise usun Spursi rohkem. Playoffis ma usun Dallast rohkem, kui on Kairi tagasi. See on teine lugu, aga selleks nad peavad sinna saama ja ütleme nii, ma näen ka... Aga see praegune jada näitas seda, kui raske. Jah. Kui raske.
ja ma näen ka šanssi, et kui Davis on katki mingil põhjusel, siis Tallas võib teha vaheaasta tegelikult täitsa ka. Davis on täiesti terve. Nad võivad viimasel hetkel play-inist välja kukkuda. Sest et olgem ausad, ilma Kyrie Irvinguta ütleme 7. koht põhihooajal on päris hea nende jaoks. Siis nad lähevad kas Denveri, OKC või... Ei, seal ei ole vahet nagu. Ja siis kui on kõik tagasi, then we'll see. Ja siis Kairit... Tuletades kõikidel lemmikajakirjanikku Steven Aid meelde, siis mees ütles lause, nemad mängivad finaalis. Aga nad, olgem ausad, kui sa paberi võtad ette, siis it is stacked. Õnneks paberi mängi. Ma ei tea, et White Powell on ikka tiimis. No siis peab tulema. Finaali kogemus. 3 meest on tema tal on finaali kogemus. Millal ta mängima hakkab? Ma lihtsalt naudin seda fakti, et White Powell on nagu siuke nagu Udonis Aslem. Ja siis see play-in'i viimane koht, vaata, millele mängivad, seal on siis Kings ja Suns ja me jõuame sinna, aga võtame korra selle Kingsi ette, mina arvan, et nagu see tänavune roster, mille see sats, mille on Sacramento Kings kokku pannud, see iseloomustab on paberil väga hea. See iseloomustab kõike seda, miks Sacramento Kings on totaalse meeskond, sellepärast, et nagu kuidas sa saad loota üldse mingisugust eduelamust, kui sul on mehed, kes ei ühesõnaga, kes on kõik kas best before või on siukene sort of all-star, ehk siis sul on seal DeMar DeRozan, Domantas Sabonis, nüüd tuli Russell Westbrook, sul on Zach LaVine, sul on seal Malik Monk ja Keegan Murray sai juba igastada, kes on ainuke hea kaitse seal ainuke stabiilne viskaja ka ja Keegan Ellis on ka hea kaitse. Seal ei olegi müsteeriumi, ma võin selle kokku võtta. What can beat Sacramento Kings? 3-point line. Jah, üks on see, et ma ütlen teine, et tere tulemast tagasi iga aastane 12. meeskond läänes või 11. meeskond läänes Sacramento Kings, et see on kogu see sats kehastab kõike seda, kuidas on võimalik kõik pekki ajada, sest nagu 2 aastat tagasi olid nad veel nagu normaalne meeskond ja siis sama jutt käib Tallase kohta. Ja siis Viive Granadiv on mingi elagu... Aga see võtab ka hästi kokku, mis on Schröderi saatus olnud, ta saab jälle kohvrit pakkida, ne peagi jah, õige, Schröder saab jälle ma seda portfooliot teha suuremaks. Aga mina ütlen ausalt, see on nagu atraktiivne, sest sa nagu näed, et see nagu flying nagu põleb rügikast, et nagu sellel on nagu oma nagu ilu olemas. Kuule, aga päris hea anekdootub ka, Schröder ja Westbrook lähevad paari, see oligi nalina. Ja, aga see on... Oki Saarits on ka, ne? Kas sa näed nagu any chance? Või? Ei. Okei, siis on nagu küsimus, et miks seda Sabonni sealt ära ei päästeta nagu? Pakkuge neile midagi. Aga ma arvan, et keegi ei taha Sabonni väga võtta. Hind on liiga kõrge tema suguses mängijast. Tema ümber on nii raske mingisugust nagu normaalset süsteemi luua, see mees on niisugune, kes ta ei ole rim protector, ta ei ole nagu viskaja, ta on okei söötjad, aga ta ei ole nagu... ta on hea söötja. No ta on hea söötja, aga ta ei ole Jokic või Schengen level söötja minu arust. Ta on pigem hand-off söötja, ta ei ole nagu, ta ei ole nagu see mees, kes paneb siukseid sööta. Et kui sa võtad Sabonni, sa pead süsteemi kohaldama tema järgi, et üliraske on teha nagu mingisugust edukat tiimi, kus on Sabonn on seal nagu number 1 ja 2. Aga lähme edasi, ma ei taha, see on depressiivne meeskond. Mina arvan, võtame veel depressiivsema meeskonna. Pelicans. Mis seal rääkida? Kusjuures ma ei tea miks, aga kõik on mingi hullult ekstaasis Zion Williamsonist see aasta. Kõik ma lugesin arvamusi. See ei ole sama. Keegi ei ütle elu sees peale Zioni nagu algust NBA-s, et see mees mängib 65+. Ja päris paljud on tänavu öelnud, see mees mängib 65+. Et nimelt siis Zion olevat oma parimas vormis pärast ülikooli. Et ühesõnaga, keegi ei ole kunagi seda meest nii kõhnana näinud, keegi ei ole seda meest kunagi nagu nii nagu hästi liikumas näinud pärast tema ülikooli aastat. Ja ma arvan, et Zion vist sai aru, et kui ta nüüd jätkab sellel teel, kus ta nagu parasjagu oli, ehk siis nagu iga aasta on vigastused, mingi pornostaaridega, mingisugused asjad on ju, ja mingid muud teemad, siis Ben Simmons on nagu väga ohtlik näide, kuidas nagu see karjäär väga kiirelt lõppeda. Ma arvan, aga mul tuli midagi meelde. See mängude arv on tal lepingus ju. See ei ole garantiid tal ju. Jah.
ta pidi tegema midagi selleks, et raha kätte saada. Mina arvan, et Pelicans on päris nagu atraktiivne võistkond, aga mul mure on see, et see on... Nad ei võida. Aga mul on mure see, et see on tsentriteks on kas suhteliselt toores Kameruni mees Üves Missi või siis noor pensionär Kevin Looney, et nagu ma ei näe sealt pikkadelt väga midagi tulemas, et aga seal on ääred on lahedad, Murphy ja Jones, Jordan Poole annab iga mäng siukse 3 väga meelelahutuslikku momentu, kus sa mõtled, et kas Jordan Poole mõtleb korvpalliplatsil või ta ei mõtle. Jose Alvarado iga mäng tuleb kuskilt nurgast ja varastab palli ära. Mitte ainult. Ta võtab ka vastasmeestel tuju ära. Ja eelmine aasta Trey Murphy pani keskmiselt 22 punkti mängust koos mitme lauaga ja mitu kolmesega. Mina arvan, et seal on nagu midagi olemas, aga me kõik juba teame, kuidas see läheb. 7 mängu läheb mööda, Zionil on mingisugune strained mingi puus. Mul on see, et ma räägin, mul on Facebook ma olen seal tõenäoliselt nagu ise kuidagi nagu täiesti pekki keeranud või sa näed Zioni asju või? Ei, ma näen fake NBA kraami nagu nii palju nagu. AI, see on see, kui sa mässad AI. Ja siis söödab mulle pidevalt mingit, ütleme totaalselt sitta, ja üks hommik algas sellega, sai on juba vigastatud mingi kuni novembri lõpuni välja. Ja sa uskusid seda kohe? Ma vaatasin kohe, et mine pekki, aga seal on nagu see, et kui ma näen midagi, mis on nagu väga laudend ja paha, siis esimene asi on see, et sa avatad Samsi ja vaatad kiirelt üle, eks. See käib pekki. Ühesõnaga me teeme, et novembris on Zion katki, siis umbes hiljemalt detsembris on Jones või Murphy katki. Ja kevadeks on järgmine laps. Jordan Poole paneb seal üksinda 40 punkti mäng. See, et lapsed tulevad on Minnesota mäng, see... Aga teate, mis on kõige pullin kogu selle asja juures või? Nimelt siis sellel suvel ju Pelicans andis ära oma unprotected esimese raundi valiku, et saada 13. valikuga Atlanta Hawksi käest kätte center Derek Queen. Ehk siis nagu nad võtsid suhteliselt nagu random rookie ja arvestades, et iga aasta neil läheb kõik pekki, siis Atlanta Hawks, ma arvan, on praegu sukene Ei, seal on nagu küsimus... Nad võivad väga hea küsimus on nagu selles, et neil ei ole ühtegi põhjust tänkida. Jah. 0 põhjust, zero. Ja, aga nad ikkagi iga aasta suudavad seda kuidagi teha. Nad on lihtsalt selline kuradi auk, et sealt nagu... No seal on nõiad. Ja, aga seal ongi nagu iva, nagu selles, ma ei saa aru. Nüüd tänkida ka põhjust ole, Ingrami saatsid minema, sul kedagi seal ei ole peale selle Zioni ju väga... Nad saatsid McCollum ära, Aga jah. Põhiviisiku võtke Suns või Portland ja Pelicansil põhiviisiku on terved, on ikkagi väga korralik. Lühidalt, kõigil Jordan Poole'i fännidel tuleb väga hea hooaeg, kõik, kes ei ole Jordan Poole'i fännid ja on Pelicansi fännid, pange ennast valmis. Seal midagi on, aga me ei tea siiani, mis. Jah, ja me just ei saa mitte kunagi teada. Kui see Zion püsiks terve, siis me äkki näeksime lõpuks. Aga lähme edasi Portlandi juurde, kes... Mina arvan, et palju alahindavad Portlandi sel aastal, et neil on küll see Scoot Henderson on katki, kuid ma ütleksin, et see mees... See on pigem hea. See on pigem tiimil hea. Nad pikendasid ära selle Kamara 4 aastat, Sharp 4 aastat, mõlemad head poisid. Ja siis juurde tulid Holiday oma vanaduspõlve ja siis Lillard koju tagasi. No ma ei tea, mis sealt... Kaua sellega läheb? Ta ütles, et jätab aasta vahele. Ja siis Blake Wesley, ma ei tea. No ühesõnaga, mina arvan, et eelmine hooaeg alates veebruarikuust oli Portland kogu NBA peale paremuselt 4. kaitsetiim. Ja kui noor tiim mängib kaitset nii hästi, nad lisavad veel J.R. Holiday veel ka sinna patta tegelikult, siis mina ütlen, et nagu, see tiim on võimeline üllatama päris paljusid. Avdia tegi väga tugeva hooaja lõpu. Shaden Sharp, nüüd on praegu suke suht do or die hooaeg tal ka, et näidata, et ta ei ole nüüd suke nagu mingi välgatuste mees, vaid ta on päriselt tegija mees. Jerami Grant on ikka meeskonnas mingil põhjusel ja siis on meil tsentriteks on päris tubli rookie teinud Klingan ja Hiina poiss Young Hansen, kes on vist olnud kõigi lemmik selle Hiina Jokic, keda kõik haibivad praegu üles, et vaadake, kuidas see Young natukene puine, aga tal on move. Tal on mingi... Tal on midagi, ta on. Ütleme nii, et ta on parem prospekt, kui oli see Yi Jianlan. Et ma arvan, et Young Hansen võib päriselt olla, ta ei ole Yao, aga ta on midagi. Aga nüüd ma ütlengi, et Portland
ma väidan, et nad on võimaline play-in'i saama. Ma väidan, et on. Ei, see 10. koht ei ole võimatu. Ei, ütleme sinna 10. Kamara, Avdi ja seal on kraami. Kamara oli ilmaste NBA parimate kaitsemängijate seas juba. No, mina ei tea, minul ei ole Denni Avdi usku paraku. Iga aasta läheb paremaks. Ta on võib-olla Bojan Bogdanovitši moodi mees nagu natuke. No, ta on ikka palju parem. Mitmekülgsem. Jaa, aga ma ei näe nagu väga palju rohkemat sealt. Et prove me wrong on, aga selles mõttes, et on see no kurat 10, see on päris palju nagu. No nii, mis sa Henri pakud? Ma läheks Sansi peale, tõmbaks otsad kokku. Tegelikult nagu selles mõttes, et me jah. See on maraton. Me tulime müstikast välja juba minu arust, kui me Pelicansist lõpetasime nagu. Aga Portland on just ka, et see müstiline tiim. See on eluaeg müstiline tiim olnud. No seal on probleem see, et kõik, kes sinna lähevad, nende jalaluud lähevad mingil hetkel katki. Aga Sans, anna ma Sansi kaitse. Anna Sansi kaitse, sest nagu minul puudub igasugune usk Sansi. Nagu Devin Booker. Loe ette, mis seal on. Nii, pikendus Booker 2 aastat. No, et raha tuleb ikka ka jagada. Kes on juba praegu vist mingi NBA, mingi praegu top 5 teenistuse poole. Jaa, teenib hästi. Ja ta on veel tegelikult noor 26-7. Keegi Gillespie sai 1 aasta, okei. See ei tohiks liigaski olla. Siis lisandused, Dillon Brooks, mängumees, Jordan Goodwin. Mitte mängumees. Ei, on korralik backup. Solid, ütleme, solid backup. Jalen Green peab oma selle eraeluga võib-olla vaatama, et käest ära jälle. Siis Euroliigast võeti Nigel Hayes-Davies. Ma ei tea, vaatame, kuidas ta läheb. Ta oli vist Finals MVP vist. Jah, et nüüd me näemegi, mida see Finals MVP Euroliigas maksab. Kas ta oli vigastatud nüüd? Aga peale teda tuleb veel parem Mark Williams, kes kunagi ei ole vigastatud. Ta on ju 30 mängu aastas annab. Ei anna. On andnud parimatele aastat. Ei, no minu arust ta jääb alla nagu 30. Aga ära läks siis Beal, Durant, Tyus Jones, Cody Martin, Misic, Plumlee. Ma kiidan seda, et lõpuks ometi saadi aru, et see värk seal ei tööta. Ma ei saa aru, miks nad, ma saan aru, miks nad Bookerit ära ei saada, neil on vaja kuidagi neid piletit müüa. Kuidas nad sellest kuradi Beali maha said müüa, see on uskumatu ikka. Mis firmad sealt veel välja tulevad? Et see 250 miljonit kinni maksta. Uus kits tuuakse. Ma ei tea, mina kuulsin seda nimetust, ma tean, võtsid Rätist, võtsid ka mingisuguse täitsa nagu tubli Sudaani mehe Kaman Maluaki, kes mängis ka olümpial või tegelikult vist. Aga Dillon Brooks on lahe mees, aga ma lihtsalt nagu, sa ütlesid need nimed ja neil on mingi uus treener ka jälle, iga aasta neil, see on nagu see Harry Potteri võlukunstikooli mustade jõudude vastase kaitseprofessori koht iga aasta vahetub. Et mina ütleksin, et see on siuke tubli lääne 14. koht. 12 kuni 15 vahemik. Ja siis Booker ja Brooks seal korda mööda midagi üritavad mängida. Korda mööda teevad 40 punktiseid mänge. Ja saab 100 milli kätte ja... Ma ei näe nagu ühtegi põhjust sekunditki oma elust kulutada endast rääkimise peale. Mina ei kavatse nagu Sansi mänge vaadata võib-olla see aasta. Nagu, võib-olla selle Maluak ja Hayes Davise pärast. Ja Euroopa rahvas vaatab, kuidas tal läheb. Ma arvan, et Euroopa rahvas on suva, kuidas mingi Ameerika tüüp, kes mängis korraks Euroliigas, kuidas tal läheb. Anyway. Ja nüüd anname siis 1 minut Utah Jazzile ka, et mina arvan, et Utah Jazz üllatab see aasta natuke inimesi, sest kui eelmine aasta on nagu totaalne prügikott, siis nüüd see aasta nad on nagu hõbedase nööriga prügikott. Ja miks ma seda ütlen, on see, et mul võib-olla pean oma sõnu sööma, ma siin olin väga kriitiline drafti ajal, aga vähemalt see, mis ma nägin nagu nüüd eelhoo ajal, andis mulle nüüd lootust, et pagan võtaks äkki Jazz nüüd lõpust isegi leidis mingisuguse natuke asisema noore, kes ei ole nagu suke rollimänge tase, vaid see Ace Bailey, ma ütleksin, kui on Cooper Flagile konkurent Rookie of the Year, siis see pagana Bailey poiss võib olla, sest see saab kogu aeg nagu võimalusi ainult viska ja see poiss viskab niimoodi, et ta viskab. Ta on suke Paul George'i nagu kuidagi liikumisega mees. Ja need teised noore, kes seal on, Jalen Williamsi väike vend, see on kadunud kaasus, aga kõik need tagamängijad, kes seal on Collier, Keontae George,
nüüd tuli see Walter Clayton, ma arvan, kõik on väga tublid poisid, Bryce Sensabo, ma arvan, üllatab ka inimesi see aasta natukene, ühesõnaga Kessler hoiab selle tiimi kaitse enam-vähem korras, Markkanen ja Bailey annavad natukene äärtelt jõudu ja ma ütlen, et see Jazz on prügikast, aga ta on see aasta on ta vähemalt kuldse kaanega. Ta on ta on liivakast. Et ta ei ole lääne, ma ütlen, et ta ei ole lääne viimane see aasta, ta on lääne eelviimane või eelviimane. Selles mõttes, et mul Whoop ütleb, et ma pean minema magama ja sina praegu teed seda. Et sa paned mind tudule, sest mul on nii igav nagu seda mingit Jazzi juurde kuulata. Ei, see Bailey ei ole igav, sealt on vaadata, see on hea poiss ja ma ütlen, et ma imestaks, et juhtub sama asi nagu siis, et see Zion on Rookie of the Year ja lõpuks Morant võttis selle ära, tuleb täpselt sama asi, kõik on flag ja flag on kuredi katki jõuluks ja Tallas hakkab tankima ja Bailey on kuredi Rookie of the Year. Young Hansen saab Rookie of the Year. Seda ma ei usu. Kusjuures, kui me rääkisime rukkidest, siis eelmises saates me unustasin mainimata, et mis on 3 lahedat rukkid see aasta, ma seda Harperit taga ei oska öelda, aga on Flag, on see Bailey ja Knuppel või? Ja ei mitte Charlotte Hornets vaidab valged mehi draftist, aga see Philil on Bahama poiss, kes lendab läbi õhu, see poiss lendab läbi õhu, ma ei tea, kus nad seda leidsid ülesse, aga see poiss on väga äge poiss. Edgecomb, jah. Aga see väga palju mina, ütleme, nendes eelmängudes ma eeldasin, et ta mängib ikkagi mingi 30 minti. Lihtsalt see Edgecombil on juba külge käinud see mingi nakkus, mis see Embiid ja Simmons ja kõik annavad, et ühesõnaga Edgecomb lendab, paneb lahed asja ja siis ta on vigane. Nagu ma ei tea. Okei, võib-olla sellepärast teda ei kasutatud nii palju, sest see on mingi Philly need. Ja selle noodi peal on hea otsad kokku tõmmata, me võtsime läänetiimid ette, palun kirjutage meile või saatke meile nagu kiri, kas me mingit tiimi alahindasime, mingit tiimi ülehindasime kõvasti, kas me jätsime midagi totaalselt märkamata. Liituge meie uue chatiga, meie Linktrees on ta olemas, paneme vist järgmisele YouTube'il selle alla ka, saate sisse hüpata ja rääkida. Siis tehke vastutustundlikud panuseid Coolbetis, sest siin on natuke põnevam jälgida mõnikord mõnda mängu ja lõpuks jooge lumioravat kah. Ja kes veel subscribe ei ole pannud, siis praegu on täpselt see aeg. Väga professionaalne. Ja. Aga nüüd, kui te kuulasite meid õhtuti, siis head ööd ja kui muul ajal, siis nägemiseni. Olge mõnusad.